No tšau, sõbrad! Teate, mul on siuke tunne, et meie detsember hakkab ikka eriti hästi, sellepärast, et meil on laual väga head asjad ja mida me nendest teeme? Minu saladuslikku piparkoogitaigent. Ma tegelikult isegi ei tea, miks ma jutumärke tegin, sest see tegelikult siiamaani on saladus olnud. Ja eelmine aasta, ma ei ole kunagi olnud mingi piparkoogitaigna müüja või midagi, aga eelmine aasta lihtsalt telliti nii palju, et ma tegin keskmiselt vist mingi 30 kilo piparkoogitaigent. Noh, natuke siia-sinna, on ju. Aga täna ma avalikustan teile selle retsepti, minu hästi hoitud saladus. Koostisosi on natukene rohkem kui võib-olla tavaliselt, aga usu mind, see maitse on seda väärt. Nii, esimesena ma võtan kohe endale poti ja poti ma tegelikult lasen korraks veega märjaks. Nii, ja meil on pott natuke märjaks tehtud, me paneme siia suhkru sisse. Mina teen kõik algusest lõpuni ise, ehk siis ma panen siia suhkru sisse ja ma hakkan suhkrusiirupit keetma. Nüüd, ma panen ta kohe tule peale ja ma ütlen ausalt, pigem madalamal kuumusel, sest me ei taha ju teda ära kõrvetada, on ju. Ma võtan endale kohe ühe lusika ka. Seda tööd ma ei julge spaatliga teha, sellepärast, et isegi kuigi mul on tegelikult spaatlid olemas, eelmine aasta ma tegin nii-öelda kuumuskindla spaatliga, siis mul tegelikult lõpuks ikkagi läks see pruuniks. Nagu ta töötab ikka, ära ta ei sulanud, aga ta läks pruuniks, mulle ei meeldi. Teeme nii, et oleks ilus edasi, on ju. Nii, aga mina teen ise oma piparkoogivürtsi, nii et ma võtan kohe endale maitseainete jaoks siukse eraldi purgi. Oluline on see, et sa saaksid siit mõnusa maitse välja, on ju. Ma võtan siit nüüd kaneeli. Pidu. Nii, paneme korraks. Vahest läheb maha ka, ei ole hullu. Nii, aga kaneel on pandud, siis paneme kardemoni. Minu jaoks ükski jõuluroog ilma kardemonita ei ole nagu põhimõtteliselt mitte midagi. Ja kui sa tahad kindlasti ise ka retsepti, siis pigem mine mu kodulehele ja kodulehel on mul täpne retsept välja kirjutatud, nii et saad sealt vabalt vaadata. Nii, aga need on meil sisse pandud, siis paneme siia ingverit ka. Sellepärast, et eesti keeles on piparkook, ehk siis nagu piprast, on ju. Inglis keeles on gingerbread, ehk siis nagu ingverist. Aga kus see vahe sisse tuleb, seda ma ei tea. Nii. Väga hea. Vaatame vahepeal, mis meil see suhkur siin teeb. Vaikselt hakkab sulama. Natukene panen kuumemaks. Sellega on alati see, et kodus on hea teha. Kodus sa täpselt tead, millega sa teed, on ju. Küla peal on natukene naljakas. Aga usu mind, kui mina saan hakkama sellega, saad sina ka lihtsalt jälgida natukene, on ju. Selle jaoks me tegime ka algusest veega natuke märjaks, et ta päris kohe kõrbema põhjas ei hakkaks, vaid seal oleks natuke vedelikku ja siis see aitaks tal rahulikult üles kuumeneda, mitte kohe kõrbema minna. Aga siis paneme siia veel natuke vürtse. Mul on siin muskaatpähkel, vürtspipar ja jahvatatud nelk. Nii. Ja usud või ei, aga piparkoogi maitseaine on valmis. Gaas peale. Segame. Issand. See kardemon. Issand. Ja see on minu nagu täiesti, ma võin selle retsepti üle nii uhke olla, sellepärast, et see on minu retsept ja minu lemmikud asjad on siin sees ja see tõesti maitseb mega hästi. Ma vahepeal segan jälle suhkrut. Väga hea, vaikselt hakkab suhkur põhjast heledamaks minema. Miks ma teda segan on see, et ma ei taha lihtsalt, et ta põhjast ära kõrbeb, vaid ikkagi, et ta läheks ühtlaselt kuldsemaks. Edasi võtame jahud. Minul on nisujahu juba siia sisse pandud, aga mina kasutan 3 jahu. Nisujahu, täistera nisujahu, Just Nature
mandlijahu. Selle ma sain Gemossist. Gemossis on alati minu lemmikud ja mandlijahu on alati seal kõige odavam, nii et ma alati ostan sealt selle. Nii et kindla peale minek minu jaoks. Nii, jahud on nüüd siin siis sees, aga miks ma 3 jahu kasutan, on see, et see annab minu jaoks kõige parema maitse, tekstuuri ja krõbeduse. Nii, vahepeal ma segan jälle suhkrut. Ja nagu sa näed, siis see suhkur ei ole veel päris ära sulanud, ta alles pruunistub, aga usu mind, varsti hakkab sulama ka, see aeg on käes. Nii, siin on meil jahu, ma panen siia veel sooda. Ja küpsetuspulbri. Nii, asjad sees, viskame ta mikserisse. Ja siis madalal kiirusel ma lasen ta korraks läbi, see sõtkub siis need suuremad tükid meil välja ja läbi nii-öelda ja kogu taignajahu siis ühtlaselt läbi segatuks. Vahepeal segame jälle suhkrut. Nii, väga hea. Suhkur järjest pruunistub. Ja see on nii naljakas, kuidas rääkisin just eile vanaemaga, siis vanaema ütles, et issand jumal, sa teed ise suhkrusiirupit ja ise piparkoogi taigend, et see on nii raske ju, miks sa poest ei osta? Ja siis ma ütlesin vanaemale, et issand jumal, sa ise tegid mulle kunagi kogu aeg piparkoogi taigend, et sa imestad, miks ma üldse piparkoogi taigend ise teen veel. Et no see poe oma, mis seal on need margariinid ja säilitusained ja asjad sees nagu ja come on, nagu olgem ausad, ega see maitse ka just kõige parem ei ole, on ju. Nii et ma pigem teen ise, naudin, mis ma teen ja kõik on hästi, on ju. Nii, meie suhkrusiirup on ka valmis, ma keeran kuumuse siit välja ja sa näed, kui ilus see on. Ise tehtud, hästi tehtud, mõnusalt voolav, mõnusalt kuldne ja karamelline. See on ka see, mis annab piparkoogile selle õige värvuse, on ju. Nii, nüüd ma panen siia vürtsid sisse. Siis vürtside puhul on oluline lihtsalt see, et ma ei taha neid väga kärsatada, sest suhkrusiirup ise on äärmiselt kuum. Ja kuna ma vee panen alles pärast, siis mina panen oma piparkoogi maitseaine siia nii-öelda vahepeal sisse. Nii. Väga hea. Segame selle kiiret siia sisse ära. Ja nüüd sa tunned neid piparkoogi vürtse. Issand, kui hea. Ja vaata, kuidas ta vahutab nüüd. Issand, ja see lõhn praegu lihtsalt, see on nagu mega hea. Nii, nüüd meil on need siia sisse pandud. Nii, ja siis ma panen ta vahepeal kinni. Ma valan siia vett juurde ja miks kuum vesi? Sellepärast, et ma reaalselt ütlen, et see muidu plahvatab. Ja kui ma panen praegu isegi seda kuuma vett siia, siis vaadake, mis sellega juhtub. Ma nüüd võtan endale uuesti või, lisame siia või sisse. Ja kogu või ma panen siia korraga ja me sulatame selle siia lihtsalt sisse ära. Et see rahulikult siin sulaks, ma natuke aitan kaasa, natuke segan teda. Nii, siis ma võtan šokolaadi ja šokolaadi ma valan siia lihtsalt sisse. Ja sulatan samamoodi siia sisse ära. See annab mõnusa selle šokolaadise maitse siia. Nii, siis munad ükshaaval, panen ta siia sisse ja praeguseks on ta siis tänu veele, võile, šokolaadile juba kergelt jahtunud, et ma saan munad rahulikult siia sisse panna niimoodi, et nad ära ei küpseks. Küll aga see temperatuur on praegu enam-vähem selline, et see on kuumtöötlemise tase, nii et sa tegelikult saad seda taigend ka toorena süüa. Nii. Ja selline ta ongi mõnusalt kreemias, sa näed, ta on siuke, ma ütleks ausalt, see on seksikas. Nii, siis ma võtan ta siit ära. Ma lisan siia veel tsipakene ka soola. Nii. Soola hästi vähe, aga mitte liiga vähe, sellepärast, et me peame maitseid ka võimendama, on ju.
Nii, ma segan ta uuesti siia sisse ära. Ja nüüd sa näed, ta on nii kreemine. See on reaalselt šokohooliku unistus. Jaas. See vispel lendab nüüd minema. Ja ma võtan endale kohe spaatli ka, et ma saaksin pärast selle kogu poti ilusti tühjaks teha. Aga ma panen ta madalale kiirusele rahulikult töötama. Nii, ja siis me saame ta siia sisse valada. Vaikselt valame sisse. Laseme tal ilusti siia sisse ära seguneda. Ja vaikselt hakkab see taigen kokku minema. Muidugi võid sa seda käsitsi ka teha, aga mulle meeldib seda ikkagi mikseriga teha, sest ma olen natuke mugav. Ja teiseks, oh my god. Täiega hea. Nii. Ja teiseks, ma teen lihtsalt nii suurt kogust, et minu kogusest peaks sul tulema siis 1,5 kilo taigent. Nii, väga hea, siis ma viskan selle minema. Ja kas sa nüüd mõtlesid siis, et see šokolaad on ainuke minu salarelv? Ei. Kuna mulle meeldivad hästi sitrused, siis mina kasutan mandariinipüreed, Monini oma. Ja ma ütlen ausalt, et ainult kahju on, et apelsini oma ei ole, sest ma olen teinud nii apelsini kui mandariiniga ja apelsini oma on tõesti väga hea. Aga nüüd ma Kemossis käisin, siis ma leidsin ja ma sain proovida seda ja usu mind, see on ka väga hea. Et kui sinul ei ole võimalust näiteks Kemossi minna või nende e-poest tellida, siis sa võid minna minu kodulehele, seal mul on väike õpetus ka näiteks, kuidas teha apelsinipüreed, et siis sa saad seda kasutada. Aga kuidas mina kõige paremini portsioneerin on see, et ma panen kaalu, ma panen ta kaalu peale, ma panen ta taarasse ja siis ma valan südametunnistuse järgi siia sisse. Nii, siis ma vahepeal saan kontrollida, palju mul läinud on. No minu käsi on ikka väga täpne. Uskumatu, poleks arvanudki. Nii, aga siis ma panen ta uuesti tagasi. Ma lasen tal korraks veel läbi seguneda siin. Ja usud või ei, aga meie piparkoogitaigen on valmis. Ja praegu sa vaatad küll, et issand, see on nii vedel, et kuidas sellega üldse midagi teha saab, siis ta läheb külmkapis sul kordades kõvemaks. Nii, siis ma vahepeal panen ta kinni korraks ja mis mulle vahepeal meeldib teha, igaks juhuks ma tõmban need kausiservad veel spaatliga puhtaks ja lükkan nad siia allapoole, et ikka ilusti kogu taigen segunenud saaks. See on päris siuke stiki, aga see on hea. Nii, ja siis nii. Ja viimase komponendina siis mina panen vaniljepastat, et ikka seda mõnusat maitset siia veel saada. Nii. Ma lihtsalt armastan vanilje. Vanilje on mu armastus. Nii, aga ühe korra veel segunema ja siis on meie taigen valmis portsioneerimiseks. Ja see on laktoosivaba või. Kui sina laktoosi ei talu, siis proovi laktoosivaba võiga ja saadki endale laktoosivaba piparkoogi taigna. On ja? Paneme ta siis kinni ja saame lõpetama hakata. Ma kraabin oma selle taigna siit mõla küljest ära. Nii. Ja mis tegelikult piparkoogi taigna puhul on hea, on see, et ta tegelikult alguses tundub hästi selline paks ja kleepuv. Tegelikult on lõppkokkuvõttes on hea see, et kui ta natuke hakkab tarduma ja see või hakkab ka siin jahtuma, siis tegelikult ta muutub selliselt mõnusaks hülgavaks. Piparkoogi taigen hülgab meid ära.
Ja nüüd mu suu on kindlasti must. Ai, see on sünnimärk. Sa mõtled seda või? See on sünnimärk. Okei. Nüüd on meil see piparkoogitaigen valmis. Mina võtan ainult endale toidukile ja minu portsioneerimine on siis niimoodi, et ma võtan endale toidukile. Ja ma panen ta lõikelaua servale kinni ja siis ma tõmban ta üle lõikelaua. Lõikan siit selle koleda serva ära. Sorry, ma olen perfektsionist. Nii, ja siis mina tavaliselt portsioneerin, et kui sa kingituseks teed ta või mis iganes, sa võid ka võtta umbes kas silma järgi või kui sa ei taha silma järgi võtta, siis mina portsioneerin näiteks ta 500 grammiste pakikestena. Et 500 grammi on tegelikult täiesti piisav ja täpselt paras. Nii, ja kui taigen on pandud, siis ma lõikan ta siit poolt ka katki. Siis ma pööran selle ühe osa siia peale, patsutan kergelt ta kinni. Siis ma keeran teise osa siia peale. Patsutan ta ka kinni. Ja siis otsad ilusti siia alla. Nii. Nii. Ja siin on siis minu ilus piparkoogitaigen. Ma loodan, et sa naudid seda, katsetad ja kindlasti proovi järgi. Ja minu üks soov on see, et kui sa teed midagi imelist ja näitad teistele ka, et sa oskad süüa teha, siis palun tagi mind ka ära. Ma tahan näha neid imelisi piparkooke, sinu imelist jõulumeeleolu ja kindlasti ka neid saavutusi, mida sa ise teed ja kuidas järgmine aasta võib-olla veel paremaks ka mina saaksin. Nii et kui sul on mingeid küsimusi, anna mulle teada, kirjuta mulle Facebookis, kirjuta mulle kodulehel ja näeme juba varsti jälle. On ju? Ciao!